Tere tulemast kuulama järjekordset osa Tulevikust täna podcasti. Ja sel korral võtame ette sellise tarkade elektrivõrkude juhtimise või üldse, kuidas meil elekter turul liigub, mil moel elektri hind kujuneb ja mida seal kõike teha saaks, et meil kokkuvõttes oleks soodsam elektri hind. Et kas saab olemasolevas süsteemis midagi teha või on vaja kõik ainult juurde ehitada, seda kõike arutame. Aga mul on saates külaline ka, kes saab ennast ise tutvustada. Tere, aitäh Marjo. Georg Rute olen Grid Raveni kaasasutaja ja tegevjuht. Grid Raven on siis võrgu ronk, must lind, kes mõtteliselt istub elektri kõrgepingeliinide peal ja tajub, mis seal toimub. Vastavalt sellele on võimalik elektrisüsteemi juhil paremaid otsuseid vastu võtta. No võib-olla mõtlengi, et hakkame võib-olla sellest otsast pihta, et see sissejuhatavana nagu materjal taustaks olemas on, et tegelikult kuidas kujuneb hind elektriturul. Et seda ma olen esimeses saates rääkinud, sest on piisavalt palju aega möödas, et ongi hea meelt tuletada. Et meil on ju 3 erinevat turgu, et meil on see päev ette turg, kuhu kõik teevad oma pakkumised prognoosi järgi. Siis on meil päevasisene turg, kus siis korrigeeritakse kõike seda, mida pakkumistes võssa pandi või siis ka tekkinud ootamatud olukordi. No ja siis on see sagedusturg, mis on see ülikiire reageerimisega, juhul kui mõni suur jaam kuskilt ära kukub või midagi väga kardinaalselt järsku juhtub. Aga laias laastus on ju hind tavakodanikele kujuneb selle esimesel turul, mis on siis see päev ette turg. Et see ongi see, miks me alati umbes kella 2 paiku saame teada, et kuidas siis homme on, et kas homme on krõbe või homme on hea. Ja see käib ju tegelikult prognoosi baasil mõlemas pooles, nii pakkumine kui tarbimine. Ja lisaks ka kolmandal poolel elektrivõrgu poole peal samuti on tegu prognoosiga, et kui palju näiteks Soome ja Rootsi vahel elektrivõrk suudab üle kanda elektrit. Need arvutused ja mudelid tehakse süsteemioperaatorite poolt kõigepealt ära. Vastavalt sellele leitakse mingisugune kogus megavatte, mis igas 15 minutis Soome-Rootsi vahel võib liikuda. Ja see on siis see kogus, mis antakse päevete turule. Nüüd nii palju, kui Soomes on tarbimist, nii palju peab elekter kuskilt tulema, kas on siis Soome enda elektrijaamade sees, mis seda katavad, või siis teiste riikide elektrijaamad. Ja päevete turg, mis siis otsustab, millised jaamad tööle pannakse. See toimib siis kuni 36 tundi ette. Ja tõesti prognoosi pealt eriti taastuvelektri puhul on tarvis prognoosida, palju ta on võimeline tootma vastavalt ilmastikule. Aga prognoos on nii tootmise, tarbimise kui ka võrgu külje peal. Kõik on tegu prognoosiga. Sest tegelikult, kui me oleksime siuke nagu oma ette saarekene on ja siis me ei peaks nüüd ülekanda asju vaatama. Me teeme prognoosi, et palju meil iga tund on võimalik toota, palju meil on iga tund plaanis tarbida ja siis paneme kokku ja vaatame nagu kumb puudu, kumb üle ja siis vastavalt sellele reguleerime või hinda. Sest teoreetiliselt on ju, mida kallimaks läheb elektri hind, siis ühel hetkel, mina ka tõmban ühel hetkel nagu saba seinast välja, et kui ikka elekter on 5 eurot kilovatt-tund, siis ilmselgelt ma lükkan peakaitsme välja. Kui elektri hind on 5 senti, siis ma tõenäoliselt tarbin rohkem. Et see tegelikult on see prognoos on hinnatundlik ja see tegelikult ei ole ju veel väga hea, sest kas võtame selle sama aasta 2 tagasi, kui see 5 eurot või 4 eurot kilovatt-tund tuli, siis ju vist oli 100 megavatti, isegi 20 megavatist oleks piisanud, et see hind oleks olnud palju normaalsem ja tegelikult too tund lüütati välja 300 megavatti. Et see nagu prognoosi võimekus on tegelikult päris oluline. Absoluutselt. Ja see näide on hea ka selles mõttes, et näitab, et kui sul on suurem arv pakkumisi, ehk siis kui see turg on suurem, elektri puhul, mida suurem osa Euroopast on ühisel turul, seda statistilisemalt odavamaks elektri hind läheb. Ja see on samuti see põhjus, miks me Grid Raveni asutasime, et võimaldada rohkem elektri ülekannet riikide sees ja riikide vahel tuua päevete turule. Et kui need mõned megavatid, mis meil puudu olid, oleks võinud tulla siis kas see puudujääk näiteks Rootsist Soome, selle läbi oleks Soomes odavam elektri hind ja selle läbi oleks meil odavam elektri hind suurem osa ajast. Ja vahest on tõesti nendel hetkedel, kus see puudu oli, ma nüüd konkreetselt seda detsembri või oli see novembri 200 tagust tundi ennast ei tea peast, aga võiks vaadata ka seda, et kui palju ülekande võimsust oli sellel tunnil antud näiteks Norra ja Rootsi või Rootsi ja Soome vahel. Et päris tihti on Põhja-Rootsis, Põhja-Norras
hüdroelektrijaamasid, mis ei saa toota täisvõimsusel, kuna elektrivõrk Rootsi sees, Norra sees ja Soome poole ei ole piisav, et täisvõimsust üle kanda. Päris tihti on sellist tunde, kus nemad ei tooda, kuna muidu kuumeneks elektriliin kuskil üle Kesk-Rootsis näiteks. Ja nüüd reaalsus on, et tegelikult see elektrivõrk seal Rootsi sees ja Rootsi, Soome ja Norra sees suudab vastavalt ilmastikuoludele kanda rohkem elektrit üle, kui on isegi kerge 2 meetri sekundis tuul, mis puhub vastu liini, siis see suurendab läbilaskevõimet 3 võrra sellel liinil, sest liini piirab ülekuumenemise oht. Jah, tegelikult ka, et kes on ka nagu teab midagi kodusest ehitusest, kus räägitakse, et erinevate võimsuste korral tuleb panna erineva paksusega vasskaabel, on ju, siis tegelikult alati, kuna ma ise sellega viimasel ajal tegelenud omal akusid asju paigaldades, siis alati on sellel kaablil 3 erinevat reitingut, kas ta on süvistatud, pinnases sees või õhus. Ja täpselt sama paksusega kaabel kannatab tegelikult päris arvestatavas koguses voolu vahet puhtalt tänu sellele, kui palju ta suudab seda soojust ära kiirata. Täpselt nii. Ja see ajaloolistel põhjustel, kui elektrisüsteemi, elektrivõrku ehitati suuresti aastakümneid tagasi, tehti prognoositi, mis on tiputarbimine, tiputootmine ja elektrivõrk oleks vastav ja jätkuvalt põhivõrgud teevad 10 aasta plaane, prognoose ja ehitavad võrku vastavalt sellele. Ja kui sul on piisavalt aega elektrivõrku ehitada, kui ülejäänud majanduse muutused ei ole liiga kiired, kui sul on 10 aasta vaates võimalik oma liinid välja ehitada, siis on sul alati võimalik ehitada kõige hullem olukorra jaoks piisav elektrivõrk. Ja siis on see, et vastavalt jahutumistingimustele sa vaatad aasta lõikes alati eeldad, et sa ei tea, kas tuult puhub või ei puhu ja tegelikult sa ei tea, kas liin jahtu või ei jahtu, sa ehitad võimalikult jämedad juhtmed, et igal juhul tiputarbimist saaks katta. Mis on nüüd viimasel ajal juhtunud, on see, et muutused elektrisüsteemis on olnud kiiremad, kui meie võimekus võrku ehitada. Meil on tulnud väga palju päikeste tuult, mis muudavad elektrivooge väga põhjalikult. Ja samuti on mujal maailmas väljaspool Euroopat hakanud tarbimine kasvama. Mida samuti, kui nüüd tahte elektrivõrku ehitada, siis esiteks liini ehitamine võtab keskmiselt 10 aastat aega. Koos kogu planeeringu ja kõige muuga. Kõik on väga, võtab nii kaua aega, et sellest ei ole võimalik enam sammus käia, et kui Ameerika suuremad elektrifirmad saavad Microsofti CEO-l kõne, et me tahaks nüüd sel aasta lõpuks andmekeskust ehitada, kus on elekter, ja siis elektrifirma juht peab ütlema, et jah, me gigavatti sel aasta lõpuks kuidagi pidi ei saa, et isegi kui kuskil mujal riigis on see võimsus teoreetiliselt olema, siis elektrivõrk ei kannata seda ära. No andmekeskus on võib-olla selles mõttes halb näide, et siis lihtsalt seal tehakse niimoodi, et pane andmekeskus ja elektritootmine ühte samasse kohta ja otseliin ja aga isegi siis ajaraamistik, kuidas andmekeskus tahaks isegi elektrijaama selle ajaga ei suuda ehitada. Jah, seda küll. Ehk siis muutused nii kiired, et nüüd tänapäeva elektrivõrgu läbilaskevõime on muutunud piduriks majandusarengule ja samuti tõstab elektri hinda, kui tagasi sellesse originaalsesse küsimuse sellest detsembrist vist oli, kus oli 4000 eurot megavatt-tunni pealt. Kui sellel hetkel oleks olnud Soome ja Rootsi vahel natukene rohkem läbilaskevõimet, võib-olla oleks sealt ka tulnud meile see lisa või puudu jäänud tootmine, et mõni Norra või Põhja-Rootsi hüdrojaam oleks saanud toota. Jah, sest tegelikult, kui me vaatame seda hinna kujundamist, on ju siis kuna sinna turule pakutakse nii-öelda marginaalhinnaga, ehk siis sinu opereerimiskulude baasil, siis päike on põhjus miinusega, sellel ei ole mingit opereerimist, siis on maatuul, siis on meretuul või ütleme juba pikalt ekspluatatsioonis olev tuum, on kõigepealt, siis on meretuul, siis on sul tulevad sellised põlevkivi, sellised jaamad, siis tulevad gaasijaamad ja siis hakkavad tulema juba sellised väga keerukad asjad, mis seda võimsust või siis kõige lõpus tuleb tarbimisjuhtimine, et ongi põhimõtteliselt, et me lubame ette, et me homme ei tarbi sel ajal. Ja tegelikult see kõvera lõpp läheb väga järsult ülesse, mis tähendab, et sul võimsuse mahus ei pruugi olla väga suurt erinevust 100 ja 500 linnal. Ja veel vähem on sul erinevus 500 ja 2000 linnal, on ju. Ehk tegelikult see, kui sa suudad sinna võrku juba natukene juurde pressida, kui tõesti asi jääb ühendada. Ja väga tihti tegelikult näiteks meil jääb asi ühenduse taha, sellepärast, et eriti praegult on ju Estlink 2 on maas. Meil on Estlink 1, Soome vahet on 350 megavatti. Et tegelikult ühenduse taha jääb väga tihti. Inimesed on väga pahased, et miks on Soomes nii odav, meil nii kallis. Toru on väike. Just. Et see hinna kujunemine, et igas hinna piirkonnas Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, 5 Rootsi ja 6 Norra piirkonnas on omad
kõverad, ühes neist on elektrijaamad, mis seal on vastavalt hinnale järjestuses. Aga see, kus nüüd elekter voolab, selle prognoosib süsteemi operaator vastavas hinnapiirkonnas, kui palju tal on ülekandevõimsust naabritele. Ja üle Euroopa koordineeritakse see võrgumudeli abil ära, et see on pidev protsess, mis toimub samuti 2 päeva ette, kus ülepiirilised maksimaalsed ülekandevõimsused välja arvutatakse. Ja meie soov on, et sellesse arvutusse võetakse arvesse päris jahtumistingimusi ilmastikupõhiselt. Et siis oleks võimalik Soome tarbimist katta Põhja-Rootsi hüdrost veel rohkematel tundidel ja selle läbi oleks Soomes hind väiksem ja siis selle järgi võtaks ka Eesti väikesema elektri hinna, kuna väga tihti me Soome hinna endale siis vastavalt ülekande võimsusele saame. Just, et see tegelikult katab väga palju, kuna meil endal sellist hästi soodsat tootmist on suhteliselt vähe. Meil on ikkagi praktiliselt lõviosa meie tootmisest täna on ikkagi põlevkivi, mis tähendab, et see on suhteliselt kalli hinnaga, et ükskõik mida sinna enne turule saab, siis tuleb hind madalam. Siin on nüüd tegelikult ka ju see pool, et nende kallitel tundidel kipub ka tegelikult voolama elekter tagurpidi. Ehk siis mitte nüüd selles mõttes, et muus mõttes oleks tagurpidi, et märk läheb vastupidiseks, vaid lihtsalt, et Eesti põlevkivijaamad hakkavad andma Soomele, siin ma tean 5. jaanuar eelmine aasta see, kus oli ka terve päev oli hästi kallid hinnad, siis tegelikult oli see, et Soomes olid mingi ühendused maas, pluss oli üks söejaam maas ja Eesti elekter toitis Soomet, kes muidu ei jaksanud omal kütmise ja kõik muu hakkama saada. Ja sellepärast kujunes meil hind kõrgeks, sest toru oli vastupidi täis. Et kui nüüd oleks nagu Soome saanud mujalt juba elektrit peale, oleks me pidanud palju vähem seda turule andma ja siis oleks ka meie elektri hind palju soodsam olnud. Et selles suhtes on nagu see, kui ülekandeliinidest õnnestub rohkem läbi pressida, siis on väga abiks, aga see vist puudutab tõesti ainult õhuliine, sest... Jaa, absoluutselt, et see, millega Gridhaven tegeleb, on see mõtteline ronk, on siis tegelikult tehisarul põhinev ilmaennustus, mis on ülitäpne. Ja sellega me ennustame piltlikult iga põõsa taga tuult, sest elektriliinid läbivad tervet riiki, osa sellest liinist on metsa sees ja isegi kui 99% ühest liinist on lageda peal, siis see üks osa, mis on varjatud, seal võib tekkida ülekuumenemine, kui see ülekuumeneb, siis see metall võib kahjustada ja sellest võib tekkida palju suurem jama, kui seda olukorda tuleb igal juhul vältida, et liinid üle kuumenevad. Ja selle tõttu, et nüüd arvesse võtta ilmastikuolusid süsteemi juhtimises elektriliinide puhul, on tarvis olla täiesti veendunud, et see tuul igas liinimeetris on päriselt olemas. Ja täna me teeme koos Eleringiga pilootprojekti, kus me oleme paigaldanud valideerimise jaoks ilmajaamasid. Et siis kontrollida, kas see mudel vastab tegelikkusele. Just, ja me oleme suutnud näidata, et meie prognoos on keskelt läbi 68% täpsem kui tavaline ilmaennustus, see mida ka Eesti Keskkonnaagentuur kasutab, mida me kõik näeme ja kasutame, et väga tihti just suured ilmastikmudelid ülehindavad tuult eelkõige keerukates olukordades, mis on loomulik, sest need ennustavad tuult näiteks 9 ruutkilomeetri peale keskmiselt. Nad ei arvesta seda põõsas seal täpselt liini kõrval. Et me oleme näidanud selles piloodis, et me saame teha, järgmine samm on terve Eleringi võrk ära katta, samuti piloodi raames ja siis sealt loodetavasti meie huvi loomulikult on see, et see päriselt ka Eestis kasutusse saaks. Üle maailma on päris palju õhuliinide läbilaskevõime suurendamise lahendusi, aga kõik need sõltuvad riistvarast. Et nad mõõdavad seda hetkeolukorda ja temperatuure ja siis, aga samas jällegi päev ette turul see ei ole, see on selline asi, mis oma sagedusturul ja mujal, et järgmiseks 15 minutiks ma luban sul rohkem läbi lasta. Ja siis, kui hakkab temperatuur, siis järgmisel enam ei saa. Et see on selline... Reaalajas mõõtmine annab süsteemi operaatorile rohkem valikuid nüüd ja kohe. Ta ei mõjuta elektri hinda. Ehk siis, kui sul on mõõteseade, siis sa saad reaalajas süsteemi juhtimisel teha võib-olla kulutõhusmaid otsuseid, aga see on suhteliselt väike mõju, tarbija seda tegelikult ei näe. Ja mida meie lahendame endale teada jätkuvalt esimest korda maailmas, on võimalus seda läbilaskevõimet suurendada ilma riistvarata tänu tehisintellektil põhinevale ilmaprognoosile. Ja minust on see väga äge Eesti edulugu, et meil on koha peal Eestis väga targad inimesed, kes on Henri Mainile, Markus Lipus, kogu meie meeskond, kes on selle tegelikult valmis ehitanud ja meie ülesanne see nüüd turule viia. Ja mõju on just nimelt elektri hinna alla toomine
järgmiseks päevaks just. Sest see on see, mida inimene oma elektriarvel näeb. See, kui päevasiseselt saadakse paremini bilanss kokku, see muidugi omab selles mõttes mõju, et igasugused need sageduse kompenseerimised, päevasised kordtegemised, need maksavad midagi. Ja see lõpuks kajastub kuidagist viisi ikkagi hinnas. Et kas ta läheb siis võrgutasusse või ta läheb sul marginaali, mis sul on, mida sa maksad, et kuskilt kaudu see möödapanek ikkagi makstakse lõpuks tarbija poolt kinni, et see isegi kui sa seda päevasiseselt saad nagu paremaks, see lõpuks kuidagi kajastab, aga ta ei ole nii otsene, sest tegelikult kõik need kompenseerimised on tihti alati seotud selle päev ette hinnaga. Et nad on kuidagi sellega seotud, mis tähendab, et kui me seda saame alla, lähevad kõik ülejäänud komponendid ka alla. Umbes 10 aastat tagasi ma asutasin ettevõtte SymPower, mis tegeleb tarbimisjuhtimise ja süsteemi reservidega. Ja toona oli rusikareegel, et kuskil 5-10% elektrimajanduse rahast on reservturu siis käive. Ma nüüd ei ole viimasel aastal kursis, ma eeldan, et see osakaal kasvab, mida volatiilsemaks elektrisüsteem muutub. Suures pildis siiski reaalaja tasakaalustamine, reaalaeg tähendab siis umbes tunnisisest, on 5-10% või sinna kanti olnud minevikus. Ja me arvutasime välja nüüd, kui vaatame päev ette elektrihinna mõju, et siin detsembris oli üks tund kell 5, kui oli Saksamaal päev ette hind üle 900 euro, samal ajal kui Prantsusmaal seal kõrval oli ka väga kallis, aga 260 eurot ja seal Prantsusmaa ja Saksamaa piiril tegelikult, kui oleks olnud arvesse võetud tuule mõju jahutamisele, oleks olnud elektriliinidele rohkem läbilaskevõimet ja Prantsusmaa siis tuumaelekter oleks paremini Saksamaale jõudnud. Kogu see Saksamaa hind oligi sellest, et tuumajaamad väga lollis kinni pannud. Aga point on seal ikkagi, et see elektrivõrgu tugevdamine aitab selliseid väga ekstreemsed olukordasid ära hoida ja aitab ka keskelt läbi alla tuua elektri hinda. Ja meie lahendus oleks seal umbes 2 minutiga tagasi maksnud ennast. Ja ei, no tegelikult on, et tänapäeval mida rohkem meil on andmeid ja täpsemad mudelid ja prognoosid, üks asi on see võrkude läbilaskevõime, teine asi tegelikult ongi, et kui see hind kujuneb tarbimise prognoosist, mis tähendab seda, et järjest rohkem peavad suutma need, kes meil elektripakkujad on, nemad peavad suutma öelda, mis kell, kui palju me tarbime. See ei ole tegelikult üldse lihtne ülesanne, sellepärast, et inimesed on väga erineva käitumisega. Tõsi, neil on mingid kesksed süsteemid ja sa saad agregeerida kokku mingisuguse asja, aga see on endiselt nagu siuke pane pihta mäng, et seal masinõppega õppimine võtab kindlasti aega. Teine pool on tootmise pool, mida rohkem meil tuleb turule keskkonnas sõltuvat tootmist, seda tegelikult rohkem on oluline ka see, et kas sa suudad 15 minuti täpsusega. Täna on meil 1 tunni hinnad. Nüüd juba paari kuu pärast lähevad nad üle 15 minuti peale. See tähendab, et kui sa suudad oma prognoosi panna paika praegu tunnise täpsusega enam-vähem, siis sa pead suutma 15 minuti täpsusega ja siis mingi aeg edasi, ma täpselt millal see oli, läheb ta 5 minuti peale. Ehk tegelikult, kui sa seda nagu arvutuslikku mudelprognoosi ei suuda nagu paremaks saada, siis sul läheb see möödapanek nagu tegelikkusega niivõrd palju suureks, et lõpuks me maksame selle kõik kinni. Igatahes, et lõpuks jõuab. Maailmas on kogemust ka 5 minuti reaalaja turuga Texases ERCOTis. Näiteks on juba aastaid on olemas ka päevete turg, kus kujuneb üks hind ja teine hind kujuneb reaalajas. Ja seal on ettevõtted, kes on pannud neid sensoreid võrku, et siis vastavalt reaalajas, kui tuul puhub, siis võib olla elektrijaamast rohkem võimalik toota, kui päevete turg näitas, et seal sellised lahendused, nagu me teeme, võiksid olla väga suureks abiks elektrihinna alla toomisel, kui terve võrk oleks kaetud selle mõttelise võrgu rongaga, kes näeb vastavalt tuulele, kui palju see liin kannatab, siis eriti just reaalaja turgudel ja ka päevete turgudel, aga rohkem elektri läbilaskevõimet tähendab, et kõik odavamad elektrijaamad saavad töötada, mitte ei pea võrgu piirangu tõttu olema välja lülitatud. See aitab ka tuuleelektrit kindlasti paremini turule tuua. See on põhjus, miks meie põhjanaaber Soome on lühike kõrvalpõige, et Soome põhivõrk nüüd 2 nädala pärast annab teada hanke tulemused. Me loodame, me võitsime. Kui ma 2 nädala pärast kurb olen, siis me ei võitnud. Et katta terve 400 kilovoldine liinid, kõik liinid siis mõttelise läbilaskevõime suurendamisega, ehk siis ilmaennustuse põhiselt. Ja suur pilt seal taga ongi 2 asja, et tuua Rootsist rohkem odavat elektrit Soome ja samuti Soome ehitab väga palju tuulikuid Arktikasse, et seda tuuleelektrit tuua
lõuna poole, nad ehitavad põhivõrku juurde, aga tahavad olemused võrku tugevdada. Et see, mis see kõrvalpõige oli see, et 2016 aasta SymPower Soome tegi esimesena maailmas ühe hanke tarbimisjuhtimise häirereservile, mille toona me võitsime. Ma loodan, et ajalugu kordab ja taaskord minu ettevõtte selle esmakordse hanke seal võidab. Et soomlase meie põhjanaaber on päris palju teinud innovatsiooni ja ma loodan, et samuti Eleringi, meie olemasole piloot Eleringiga on maailmas esmakordne, et siit kandist on tulemas ja loomulikult mitte ainult meie, aga ka meie oleme siit kandist ja teeme innovatsiooni, mis on maailma maastaabis oluline elektrisüsteemis. Lihtsalt niimoodi täpsuseks, et kui ma nüüd ajagraafikut mõtlen, siis ma arvan, et see saade läheb laivi umbes samal hetkel, kui see uudis tuleb, nii et siis tuleb vaadata sinu reaalajas pilti. 9. veebruaril, kui ma kuskil ennast nagu ei näita, siis ma olen hanke kaotanud. Okei. Aga no üldiselt ongi see, et tegelikult igasugune masinõppe ja selline tarkuse kasutamine annab meile selle võimaluse, et me saame juba olemasolevat taristut ära kasutada paremini. Ja olemasolevat taristut ära kasutada paremini nii tootmise, tarbimise kui ülekannete mõttes. Ja see annab meile tegelikult natukene seda lõtkus, nagu sa ütlesid, on ju igasugune sellise asja ümber ehitamine võtab aega. Ja ega ma võin öelda, et Elering ka oma plaane, kuidas põhivõrku tugevdada, ülekande osas on meil siin Eesti-Soome vahel rohkem ühendusi, Eesti-Läti vahel rohkem ühendusi on ju, ma tean, et ka seal allpool Poola-Leedu vahel ja Poolast edasi, mida rohkem neid ühendusi juurde tuleb, seda rohkem see turg ühtlustub. Aga ega see ei ole selline asi, mis juhtuks siin 5 aastaga või 10 aastaga, et 10-ga midagi juba juhtub, on ju, aga kõik need planeeringud asjad, ma tean, et Estlink 3, ega seda vist väga enne 32 kuni 35. aastat seal vahemikus ei tule just sellepärast, et kõik see protsess võtab aega, pluss ka Soome põhivõrgu tugevdamine. Enne me ei saa tegelikult oma Estlink 3-ga külge minna, soomlased on ise ka hädas. Absoluutselt. Baltikumi olukord on energeetika mõttes selles mõttes väljakutse on suur, et me oleme saar, meil on mittesõbralik naaber kõrval, et me peame kindlasti füüsilist infrat tugevdama nii palju kui vähegi võimalik. See ei ole küsimuski. Mure on selle ehitamise aeg taaskord, et kindlasti võiks olla parem ühendus maismaal Poola suunas, rohkem mereühendusi, olgugi need praegu aktiivselt saboteeritud. Ma loodan, et ka neid saab tugevamaks ehitada, et niimoodi saboteerida ei saa. Suures pildis, jällegi toon korraks globaalsesse vaatesse arutelu, siis üks näide, kus on väga selge olukord on Saksamaa. Saksamaa põhivõrkud on juba tegelikult üle 10 aasta tegelenud siis elektri ülekandeliinide optimeerimisega, muuhulgas sellise lahendus nagu meie, aga seni ei olnud seal see päriselt kasutuses, kuni Venemaa läks Ukrainale kallale, gaasihind tõusis, Saksamaal elektrisüsteemi tootmis konfigureeris ennast ümber, elektriliinid muutusid väga suureks piirajaks väga paljudel olukordadel ja Saksa parlament andis välja seaduse, mis võimaldas ülekandevõrkudel suurendada läbilaskevõimet. Seal on mingid mõjud, elektromagnetilise kiirguse mõjud raudteedele ja torustikele, mis seda varem piirasid ja see piirang võeti ära 10 aastaks. Öeldi, et nii kaua, kui me ehitame uusi liine, nii kaua võite kasutada dünaamilist läbilaskevõimet. Okay. Ja kui nüüd nendega rääkides, keegi ei usu, et 10 aasta pärast dünaamiline läbilaskevõime ära lõpetatakse. Et kui see süsteemi juba kasutuses on, siis ta näiteks eelmine aasta Amprion hoidis 1 miljard eurot kokku. Mingi 20 ilmajaama kasutused tänu sellele. Ja see on päris hea roi. Jah, päris hea roi, et seda vaevalt nüüd välja tõmmatakse, ma ise ei usu, et lõpuks need süsteemi opereerimise kulude kokkuhoidna on ka asi ka 10 aasta jooksul, aga point on selles, et me peame ehitama elektrisüsteeme võimalikult tugevaks. Ka Eestis meil on vaja võrku ehitada saartele, saarte taha, meil on vaja võrk välja ehitada. Aga nii kaua, kui me ehitame, oleks hea sellest olemasolevast võimalikult palju välja saada. Ja siis, kui uus võrk valmis on, siis sellest veel rohkem läbi lasta saada, kui see ainult staatiline seis. Ja meil, kui nüüd korraks hinna juurde veel korra tagasi tulla, kust saab hind alla tulla, kõige lihtsam on öelda, et kui on rohkem tootmist, kas riigis sees või naaberriikides, ja tugevama elektrisüsteem ka riigi sees aitaks tuulikuid, maismaal tuulikuid paremini ühendada. Üks uuring, mis ei ole meie oma, uuring tehti Iirimaal, et üks 100 megavatine tuulikupark oli ühendatud, neil oli tahtmine tuulikuid juurde lisada, nad leidsid, et kui nad panevad dünaamilise läbilaskevõime, siis arvestada tuule jahutamist elektriliinile,
siis konkreetselt 98% ajast, kui tuulikud töötavad, oleksid nad saanud 30 megavatti rohkem toota läbi olemasoleva liini. Ma just tahtsingi öelda, et tegelikult seal on nagu päris hea korrelatsioon ju, et tuulikud toodavad siis rohkem, kui tuult on rohkem, mis tähendab, et suure tõenäosusega on ka liin jahutatud rohkem. Ja see on ka põhjus, miks Taani taaskord on rakendanud või tähendab rakendamas sellist lahendust oma tervesse võrku ja Soome samuti. Elering tegi 2018 uuringu koos Tartu Ülikooliga, kus paigaldati ilmajaamad mastidele ja leiti, et tuulikute tootmine ja selle konkreetse liini jahutustingimused ei olnud väga heas korrelatsioonis, sest nurgad on erinevad, see liin oli metsa sees. Ja see arusaam või see tegelikult oli ka see hetk meile, et okei, et tegelikult korrelatsioon on madal, aga me siiski arvame, see on deterministlik füüsika, mis seal taga on. Me peaks suutma maastiku arvestades leida need hetked, kus siiski on jahutus olemas ja olgu, et ei ole alati 100%. Ja, aga mingitel hetkedel. Et pikk vastus, aga jah, et ka maismaa tuulikuid on meie lahendusabil mingites olukordades võimalik paremini ühendada, mis aitab hinda alla tuua. Aga kõige suurem mõju on naabrite ühenduste tugevdamine. Eks seda muidugi, ja seal tuleb ka alati nüüd läbi mõelda seda, et mil moel seda teha, sest siin viimase aja sündmused ei ole nagu, vanasti me mõtlesime, et kõik see, mis on merepõhjas, hea lihtne, sinna keegi liigi ei torgi, see, mis jookseb õhuliinina sul kahe riigi vahelt, et seal on nii hea lihtne rohelistel mehikestel minna enam-vähem kaablitangidega juurde, kaablitangidega, rohelised meheks võib-olla lähevad, neil pole väga vahet, kas nad lõikajad kellu jäävad. Aga nüüd on kuidagi olukord täpselt vastupidi, et me nagu otseselt sõjas ei ole, samas ründed meie taristu vastu nagu käivad, Estlink 2 on maas, on ju, datakaableid songitakse läbi, ja see kõik toimub rahvusvahelistes vetes, kus sul õigusruum on siuke hall ala, kus sa nagu saad ja nagu ei saa midagi teha, et selles suhtes tegelikult on see olukord nagu kardinaalselt muutunud, et kust kaudu tuleb. Minu meelest see oli üks põhjus, miks vist kas Leedu-Poola vaheline ühendus ümber mõeldi. Alguses see pidi jooksma või see Läti-Leedu aja, ma ei mäleta, mingisugune, mis mõeldi ümber selle pärast, et see pidi alguses jooksma mööda merd ja siis otsustati, et ei, nüüd teeme maakaabli ja selle tõttu nihkus projekt mingi paar aastat edasi, et kogu planeering uuesti teha. Eks jah, kurb on see, mis toimub. Kahjuks just vaenlane on väga innovaatiline oma hübriidsõja lähenemistes, aga kui nüüd vaadata, mis saab olla lahendus, kindlasti asi, mida on vaja ja kõike kindlasti tehakse, aga et just oma riigis oleks võimalik palju tootmisüksusi juhitavad ja miks mitte ka juhitamatuid tuult päikest, et kui lõpuks ikkagi tarbija kõik selle kinni maksab ja on ka julgeoleku, siis mida rohkem on tootmisüksusi, päikest, tuult, gaasi, mis iganes, kindlasti ka põlevkivi, siis seda parem on meie julgeolekule ja rahakotile. Ja ma loodaks, et meie lahendusel on roll, et kui me nüüd Eleringi pilootprojekti lõpetame, kui tulemused on sellised, nagu me loodame ja Elering ka hindab need tulemused selliseks, nagu me loodame, siis mina sooviksin küll, et meie lahendusel on juba paari aasta jooksul selline mõju, et 10-20-30% rohkem maismaatuult tänu meile liidestuda saab võrguga. Ei, selles mõttes, et ma arvan, et see, kui saab olemasolevast võrgust nagu kiiremini rohkem läbi lasta, see kindlasti on nagu selge hinnamõjuga, et kõik need võrgu tugevdamised on mingisugustes plaanides, seal on mingisugused ajakavad, planeeringud, ehitused, aga et kui me saame mingitest asjadest neist juba enne alla tulla, siis ma arvan, et see võib ka tegelikult, mõnda ei ole küll Eleringiga seda arutanud, et kui palju neil pudelikael on Eesti siseses ühenduses. Aga ma ei imestaks, sest meie võrk on klassikaliselt üles ehitatud ikkagi vägagi ühe alguspunktiga, mis hargneb laiali. Ja see tagurpidi käimine on siuke nii ja naa. Mu kaasasutaja Henri Manninen on Tallinna Tehnikaülikoolis TalTechis annab elektrisüsteemi osas loenguid ja seal tema TalTechis tehti uuring aasta tagasi magistritöö, mille tulemus on avalik ja sealt ma mäletan sellist seika, et umbes kolmandik Eesti kõrgepingeliine mingis ajahetkes piiravad Eesti-Läti vahelist ülekandevõimet, et tihti kui see pudelikael tekib, ei olegi see liin, mis nüüd füüsiliselt seda piiri ületab, vaid pudelikael võib olla kuskil mingisugune kas või 110 liin kuskil teisel pool Eestit, mis parasjagu selle elektrisüsteemi tarbimistootmise konfiguratsiooni juures üle kuumeneb, kus see
Kirchhoffi seaduse põhiselt elektri kõige rohkem liiga palju minna tahab, et see vaates, see uuring samuti andis meile toona julgust, et oluline on just iga liini läbilaskevõimet suurendada, mitte keskenduda ainult mõne üksiku täna teada oleva pudelikaela juurde. Ja, kogu süsteemis peab mudel olema. Just. Aga ma arvan, et see on siuke väga hea koht, kus ka teema purki panna. Ma arvan, et see oli väga siuke hariv meie elektrisüsteemi osas, mis on ka väga relevantne, sest kui ma nüüd enam õigesti ennustan, see saade läheb eetrisse umbes kohe varsti pärast T-sünki. Nii et ongi võib-olla hea, kõigil on teema pilt tees, et mis asi on elektrivõrk, kuidas kujuneb ja ma arvan, et see tuli väga arutelu. Suur aitäh kutsumast ja hea meelega.